Tere Erki ja Marko. Esimene ringraevõistlus on meil sellel aastal mai lõpus, aga praegu oleks hea aeg rääkida natukene klassidest, milles üldse ringrajas mootorrattaga sõita saab. Ja alustaks päris tänavasõitjatest, et mis klassiga ma saaksin tulla rajale või mis rattaga. Tervist! Tänavalt ringrajale tulemiseks võib-olla on kõige sobilikum ja kõige õigem klass ongi rahvaliiga klass, kus siis saab sõita sellise tänavakonditsiooniis rattaga, kus väga praktiliselt ei peagi ümberehitust või selliseid muudatusi nagu sisse viima. Võib sõita tänaval sõidetava rehviga ja võib-olla selline kõige olulisem asi, mis siis võib-olla teha, et tuleks kinni teipida või siis küljest ära võtta ja peeglid siis kas siis kokku klappida või siis küljest ära võtta. Peegliklaasid ka kindlasti teipida. Jah, ja ei pea kindlasti tulema ainult bike-tüüpi mootorrattaga, et siin hetkel olev mootorratas on bike-tüüpi, aga on käidud ka täiesti BMW GS-ide või mis iganes enduro mootorratastega, et jah. Olen ise rahvaliiga klassis saanud GS-ratta käest korraliku sauna nii-öelda, et julgelt võib erinevate ratastega sõitma tulla, et kellel vähegi huvi ja soovi, siis see rahvaliiga klass on just see, kus seda tunnetust ja katsetada saaks. Ja kindlasti jah, et tehnilistes tingimustes on siis nõue, et peab kehtiv ülevaatus olema. Just, et ratas peab olema tehniliselt korras, ei tohi lekkeid olla, et see on meie kõikide nagu huvides ja ohutuse koha pealt on väga oluline. Ja sõiduvarustus vist tuleb ka natuke üle vaadata, et päris iga jope ja riidega ei saa ringra. Ükstega kindlasti tulla ei tohiks, et peab olema siis motovarustus, motosaapad, motovüksid, motojope, soovitatav on kasutada ka seljakaitset, eraldiseisvad mitte see, mis jope sees on, motokindad ja motokiiver loomulikult, et eks jah, kui on olemas üheosaline kombinesoon, siis see kindlasti on kõige turvalisem. Milliste rehvidega selles klassis sõita võib? Tänavalt sõidetavate rehvidega on nii-öelda lubatud, aga kui on soovi, siis võib panna ka natukene võib-olla paremat profiilrehvi, aga slick-rehviga siis ei ole mõeldud siin klassi sõitmiseks. Ja siin veel rehvisoojendajaid ka ei tohi välja võtta. Jah, et see ei ole. Et sellepärast jah, et neid sportrehve ei soovita kasutada, kuna need vajavad rehvi soojendamist ja siis jah, ütleme nii, et ilma soojendamata sportrehviga rajale minek on juba väga ohtlik, et pigem just need tavalised tänavasõidu rehvid töötavad ikkagi kõige paremini, need lähevad kõige kiiremini soojaks ja on sõitjale siis turvalisem. Ja see on tegelikult väga mõnus klass, sest meil on hästi palju sõitjad tulnud sealt nagu ringrada harrastama edasi teistesse klassidesse. Jah, kindlasti see on selles mõttes, et ülihea klass, et kuna sa ei pea tegema selliseid täiendavaid olulisi investeeringuid, et tulla ja katsetada seda, et sa saadki tulla selle samaga, mis sul parasjagu on ja saad selle tunde kätte ja ütleme nii, et paljud, kes on tulnud, need on jäänud, nii et tasub tulla. Et jah, eks ta ongi, et saab kõik näha, kuidas need stardiprotseduurid on, kuidas see seltskond on, kas sulle meeldib see asi, et väga lihtne viis siis lähemalt tutvust teha motoringra spordiga. Nii, kui ma selle mõnu nüüd olen kätte saanud, kuhu ma edasi liigun sellest klassist? Kui selle klassiga oled saavutanud sellise teatava juba võib-olla kiiruse ka, et siis järgmine klassilt edasi on C-klass, mis siis C-klassi tsikkel on meil siia välja toodud, et C-klass jaguneb siis 1000 kuubikulise ja 600 kuubikuliste arvestuse vahel, aga C-klass on siis selline juba järgmise sammuna harrastajate klass, kus siis on sellised, ongi natukene juba sõitnud sõitjad,
ja saavad siis omavahel nagu paremini juba vähe sellise natukene professionaalsemalt juba mõõtu võtta. Et C-klassi puhul siis, mis on võib-olla väikesed sellised erinevused ka tänavaklassi rataste puhul on siis see, et C-klassi puhul kindlasti tuleb arvestada sellega, et kondlitel peab olema all kindlasti õlivann ja peaks, et õlivann on siis siit alt, kondel peab olema alt kinni kaetud, et juhul kui sul tekib mootorist õlilekkeid, et siis see ei kanduks rajale. Põhimõtteliselt on siis see lühidalt. Et selles klassis siis on lubatud ka kasutada juba rehvisoojendusi ja saad kasutada ka siis sportlikumaid rehve ja teha juba modifikatsioone siis mootorrattale rohkem. Selles klassis on meil praegu ka hästi tihe konkurents ja tegelikult sõidud on väga põnevad iga kord. Jah, sõitude osas kindlasti ütleme nii, et siin Rinka seltskonna osas vahel on mingid omad sellised väikesed hüüdnimed juba selle C-klassi kohta, aga kindlasti üks põnevamaid klassi, mida jälgida just selles osas, et sõitjad on hästi palju ja kui rahvas ajal läheb, siis ütleme nii, et paratamatult neid kukkumisi tuleb, on ette tulnud üsna palju. Aga ütleme nii, et on selline hästi hea kontrast, et on nii kiiremaid kui natuke aeglasemaid sõitjaid ja siis sellist sõiduilu on sealt annab otsida ikka. See on vist klass, kuhu tavaliselt sõitjad jäävad paariks aastaks oma oskusi lihvima. Jah, ta on selline, ma ütleks, et selline mugav klass, kus olla, et seal on nagu väga nagu aga laadnalt saad olla ja sul on ütleme sellised võib-olla samasugused sinuga koos, et sealt edasi muidugi on juba järgmine klass on B-klass on siis natukene võib-olla selle koha pealt professionaalsemad, et kus on juba natuke kogenumad sõitjad, aga ongi, et võib-olla kes tahabki harrastuse tasemel teha seda, et ei ole sellist suurt eesmärki võib-olla ees, et siis oma lõbuks sõita on ideaalne koht. Et jah, et siis põhiliselt, mis siis klassi eristab, ongi ikkagi kiiruste vahe. Et rahvaliiga ringiajad versus C-klass ja versus siis juba B1200 ja Superbike, et siis ta lähebki astmetega kiiremaks. Et kui sa ise tunned, et oled juba piisavalt kiire, et minna järgmisesse klassi, siis sa sinna ka edasi liigud. Alates, ütleme C-klassis siis võib-olla selline üks tehniline asi veel, mille ma võib-olla välja tooks, et kui tänavaklassi puhul on selline, tuled tänavaseades rattaga, C-klassi puhul ütleme, on see õlivanni kohustus ja siis on sellised, ütleme, siin hetkel küll ei ole, aga on ütleme selliste oluliste poltide nagu stoperdamine käib ka, et need seotakse omavahel traatidega kinni, et võistlusolukorras sul ei teki momenti, et see polt võiks lahti kuidagi kerida. Et samamoodi on siis stoperdatud ka õlipunn, siis õli väljalaskmispunn ja siis õli sissevalamispunn. Just. Ja kõik vedelikud siis kogutakse ühte nii-öelda catch tanki, et bensiini ülevool, jahutusvedeliku ülevool, et need siis kogutakse eraldi anumasse, et nad ei satuks ka kõigepealt sinna kondlisse ega siis ka kondlist välja juba raja peale. Kuidas see tava üldiselt on, et kui palju need C-klassi sõitjaid oma rattaid tuunivad ja ehitavad? Eks kui oled jõudnud juba C-klassi, siis see ala juba peab sulle meeldima ja sul on juba jäänud vähemalt üks talv nii-öelda vahele, et siis talvel oled kogunud mõtteid ja kindlasti oma ratas siis valmistanud ette võistlushooajaks, et inimesed tuunivad erinevalt, et kes värvib ägedamalt, aga on neid ka, kes siis rohkem tehnilise poole eest nii-öelda proovivad sinna siis panustada ja paremaks muuta. Jah, enda käest kohe kõrvalt hea näide võtta, et üks
üks siis sõitja tuli eelmine aasta Rahvaliigasse, ilusti tugevalt pani kinni selle ülekaalukalt ja nüüd käesoleval hooajal siis ta tuleb C-klassi sõitma, aga tema siis nii-öelda tuunimise mõttes võttis enda ratta algosadeks täiesti detaildeks lahti ja siis ehitas ta põhimõtteliselt uute detaildega uuesti ülesse. Et näha on, et see inimene tuleb siis seda C-klassi kindlasti võitma. Aga on ka siis sellised, kes võib-olla teevadki mingit kosmeetilist laadi tuuningut, et võib-olla paneb mingisuguse, ma ei tea, kleepsukese rohkem ja võib-olla tema nagu selline lähenemine sellega võib-olla siis peatub. Et jah, eks see jällegi see oma mootorratta lahtivõtmine ja kokkupanemine annab sulle selle, et kui sul peaks mingisugune tehniline viperus olema, et siis sa tegelikult oled õppinud juba enda mootorratast niivõrd piisavalt tundma, et sa tead, kust poolt üldse läheneda talle ja mismoodi sinna veani jõuda. Marko, kindlasti sina oskad seda ka kommenteerida, et lisaks tehnika tuunimisele peab sõitja vist ennast ka tuunima, et mida kiiremasse klassi lähed seda. Kellel vähegi võimalus on, kindlasti käige lihtsalt palju sõitmas, et enne hooaega juba, et kui on asfalt puhas, siis juba hakake sõitma ja koguge neid kilomeetrid, et seda lihtsam on teil esimesel võistlusel. Lisan juurde, et kindlasti füüsiline treenitus on selline asi, mis võiks kaasas käia ringraja sõiduga, et pealtnäha võib-olla ei tundu midagi erilist, et mis ma seal ikka natukene sõidan ja keeran gaas ja pidurdan, aga tegelikult füüsiliselt, et võistlussõidus nagu korralikult lõpuni vastu pidada, võiks olla siis natukene sellist treenitust all, et sul keha ikkagi peab vastu, sest muidu lihtsalt väsid natuke liiga vara ära. Läheksime siis edasi sportklasside juurde, et siin on vist vabadust rohkem juba ja masinad kiiremad ja nii edasi. Jah, et kes on jõudnud ikkagi juba siis B1200 või Superbike'i juurde, et nende tehnilised tingimused on juba üsna sarnased, et siin juba rohkem pannakse siis rõhku just tehnilisele poolele, pean silmas siis vedrustust, pidurid, ja nii edasi, et samamoodi mängitakse juba elektroonikaga, et ta läheb nagu rohkem detailsemaks ja kiiruse kasvades on sul juba neid asju vaja, et sul rattad oleks maa küljes kinni, et su veojõukontroll töötaks õigesti, et jah, kes on vanema tehnika, kellel pole veojõukontrolli, ehk siis nende veokontroll on käe all, aga jah, samamoodi siis slick rehvid on juba kasutuses, et neid väikseid nüansse juba tuleb aina juurde kiiruse kasvades ja selle klassiga. Ma lisan siia juurde võib-olla siis, et kindlasti teatud asjad siis nii-öelda kasutusele võtta, näiteks ongi just slick rehvi peale üleminek profiilrehvilt võib anda sellise üsna tugeva nagu arengutõuke jällegi, et pidamine on kõvasti parem, saad selle parema tunnetuse kätte, muutud ise enesekindlamaks ja sealt tuleb üsna kergesti kindlasti mõne sekundiline ajavõit ringi peale. Et tasub neid parendusi ikkagi sisse viia. Räägime rehvidest natuke selles mõõtes ka, et kui palju neid kuluda võib ja millest see oleneb? Jah, eks see sõltub kiirusest ikkagi, et kui siin toon võrdluse Porsche ringil sõita 1.30 aega või 1.15, siis rehvi kulumise määr on ikka hoopis teine, et 1.30 sõites saad ikka üsna, ma arvan, et 4-5 päeva ühe rehviga võib-olla hakkama. Kui sa sõidad siin 1.15, 1.14, et siis tegelikult saad siukse 4 sessiooniga juba ühest tagarehvist jagu, et võib-olla isegi veel vähem saad sõita. Ja eks muidugi sõltub ka sikli seadistusest, et kui sul sikkel ei ole seades, siis sa võid ka selle 1.30-ga enda rehvi ära hävitada, et kui sul on vale rõhk, vale seadistus, et siis võivad ka siuksed asjad juhtuda, et see rehv lihtsalt kulub ära, tekib selline kas külma või sooja selline söömine ja rehv on kuitu. 2 sõnaga, et enda kogemusest algusaastatel hakkasin sõitma, ratas ei olnud seades, vaatasin jubedalt sööb tagarehvi, et kulutas ära, mõtlesin, kas ma nüüd tõesti teen midagi valesti, siis mõtlesin, okei, et rada on võib-olla, ma ei tea, sööb jubedalt rehvi.
aga siis tulin Marko juurde ja hakkasime rattaseadistust otsima ja muutma ja saime üsna kiiresti tagamordi vedruseade saime nii paika, et rehvi söömine jäi katki ja pidamine läks ka märksa paremaks. Nii et see on kindlasti üks asi, mida ma soovitan, et kellel ei ole rattaseadistust veel üle käidud, paika pandud, otsige professionaal, tulge kas või Marko juurde. Marko oskab seda seadistada, ta paneb teile ratta sellisesse seadesse, et teil rehv kestab natukene ilmselt kauem. Ja sul on ka ohutum sõita loomulikult, et kui sul on rattad maa küljes kinni, et siis selle mootorrattaga on ka ohutum sõita. Et noh, toon näite, kui näiteks C-klassi sõitja ostab ära nüüd väga kiire sõitja mootorratta, kes on võib-olla teises kaalus ka, et siis tal on väga raske sellega sõita. Et kindlasti on see seadistus hästi personaalne, et iga sõitja siis vastavalt kiiruse järgi see seadistus käib sellega kaasa, et mida kiiremaks läheb, seda tugevamat alust sa vajad ja nii edasi. No alati meil päike ei paista, et mängu tulevad siis veel ka vihmarehvid, eks ole? Jah, et selle spordiala juures ilma valida ei saa alati, et kui on ikkagi tegu vihmavõistlusega, siis C-klassist alates saab siis kasutada ka vihmarehve, mis on mõeldudki siis vihmaga sõitmiseks, et tal on selline tugev muster sees vee ärajuhtimiseks ja nende rehvide segu on siis hästi pehme, et annab selle väga hea pidamise siis vihmas. Äkki nimetaksime siis need sportklassid ära ka, mis meil Eestis rajal on? Superbike on siis kõige kiirem klass. Superbike on siis kõige kiirem klass, sealt järgmine on siis B1200, siis sealt allapoole tuleb C1000 ja C600 ja sellest allapoole tuleb siis Rahvaliiga. Ja Superstock on meil ka veel. Ja Superstock 600 ka ja B600. Okei. Kui nüüd selle tehnika juurde veel tagasi minna, bensiinipaak on vist ka veidi teistsugune kui tänavaratta. Sama, aga bensiinipaagi sees siis sportklassides on kohustus kasutada paagis svammi, et see ta tagab siis selle, et see esiteks kütus ei loksuks seal paagi sees ja teiseks, kui toimub kukkumine ja paaki peaks tekkima auk, et siis see kütus ei tuleks kohe lahinal rajale, et see ikkagi nõrgub sealt natuke kauem välja, et hoiab keskkonda. Et see tingimus on siis ka alates C-klassist. Aga kütus, mida kasutatakse? Täitsa tavaline bensiinijaama kütus 98 sobib väga hästi sõitmiseks. Kõige lihtsam, et saada osta igasuguseid racing kütuseid, et võid ka 25 eurot liitri kohta kulutada ära, aga see sulle tulemust nii väga ei anna. Võib sõita täitsa vabalt ka 95-ga, aga tsikkel kindlasti soovitan 98 kasutada. Kui vana ma pean olema või võin olla, et sportklassis sõita? Ja, et Superbike klassis võib sõita alates 17, Superstock klassis siis Superstock 600 võib siis alates 15.